selle pildiga Weinheimi kindlusele üleval mäe otsas. Jätan Weinheimiga hetkel hüvasti ja suundun oma tänasele matkale. Kolksheimel-tal, selline pikk mööda orgu välja venitatud asula. Ja olengi jõudnud taas matkarajale sellelt väikeselt kõrvalpõikelt, mis peatumine Weinheimis mulle tõi. Meeldiv on taas suurelt teelt ära pöörata. See on Steinklingeni nimelisse asulasse. Steinklingen. Mida see küll tähendada võiks? Kivi helistama. All oli miski kepikäijate kogunemine. Siit tekkis mul kohe küsimuse koht, et kuhu täpselt edasi minna. Tee läks 8, ühtki märki ei näidanud. Aga hetkel läheb minek mäest üles, nii et tähpuh. Geo- ja looduspark Mäedena Vodenwald. Maisi kasvatatakse siin palju. Põllulapikesed siin ja seal. Lõbus tualettruum Wilhelmsfeldi serval. Melchenhütte. Muinasjutumajake. Ja kõnnin Wilhelmsfeldi tänavatel. Seal kaugel, kui hästi vaadata, on üks torn. See on mulle teemärgiks. Järgmine sihtpunkt on seal. Nojah, peaaegu. Natuke jääb see torn minu tänaselt teekonnalt siiski kõrvale. Siit kusagilt peaks otse läbi võsa raiuma, siis jõuaks kohale. Pean natuke aega mööda suure tee äärt marssima. Oli kaardil näidatud nagu väike tee, aga mina õiget suunda sealt leida ei suutnud. Mis siis ikka? Lähen sinna kusagile alla, nende asulate juurde ja sisse ja seest ja läbi. Õnneks sain suurelt teelt üsna kiiresti maha keerata. Siit peaks nüüd hea jupp sellist vaikset metsateed olema astuda. Olen jõudnud täiesti õigele matkateele tagasi. Seda näitavad nii puumärgid kui ka mööduvad teised matkajad. Just möödus üks suur noortepunt. Kas tänase päeva suurim vaatamisväärsus? Tõeline puusööne puu. Sellega hakkab metsatee lõppema. Siin nähtavalt tee on võtnud suun alla ja sealt edasi läheb juba Siegelhauseni asulasse. Ja taas üks putukahotell. Ehkki see hotell siin on pisut väiksem kui eelmine, mis ma nägin. Siegelhausen. Sisenemine Siegelhausenisse. Hüüdnimi olevat sel linnal midagi, mis tõlkes tähendab nagu pesu koht. Kahjuks saksakeelne nimetus ei jäänud meelde. Sakslased on ikka armastanud oma asulat kusagile orupõhjadesse ehitada. Nüüd viimase aja üleujutuste valguses võib-olla see pole kõige parem mõte olnud. Siuke jänu õkkas, et läksin kohe poodi ja ostsin omale Coca-Colat. Kofeiini vaba. See on küll vist enesepettus, et see tervislikum on, aga no maitseb hästi. See siis on minu pesake tänaseks pärastlõunaks. Siia sisse saamine oli väheke keeruline, sest idees oleks ma pidanud saama mingisuguse pika e-maili kirja, kus oleks pidanud sisalduma ka uksekood. Aga polnud ma seda kirja saanud ja tulin uks lukus, maja kinni, kedagi nagu polnud. Helistasin uksel näidatud numbril ja ajasin ühe onu välja, kes siis tuli ja mu sisse lubas. Mis puudutab aga matkapäeva, siis see sai pisut lühem kui eilne ja üleeilne, et siiski siuke paras 26 kilomeetrit.